Miks sa enda identiteeti peidad? Võib-olla ongi sama kas see oli loogiline idee oli see, et kui sa esmalt alustasid, siis sa lihtsalt ei tahtnud, et su tööandja sellest teada saaks? Jah, ja ma ei tundnud ka ennast mugavalt, sest ma üldse ei teadnud, mida ma teen. Mulle meeldib lihtsalt kirjutada. Ma ei ole tahtnud nagu ennast esile tõsta, vaid ma tahtsin kirjutada seda teekonda. Ja kui üks kutsuti esinema, siis mul oli vaja mingit mõelda välja, kas ma lähen nüüd iseendana või teen ennast kellekski. Ja kuna mulle meeldib katsetada nagu piire kompida ja teha mingit nagu lollus, siis juhtus siis see mask, et sama hästi oleks võinud olla ka kikilips ja stringid ja siis oleks ka teistel aladel olnud. Siis oleks mujal olnud. Aga see võtab ka natuke seda võrdlust maha. Et kui ma räägiksin kõik, mis mul on ja edasi, siis inimesed võib-olla hakkadki võrdlema, et näed, aga ta on ju sealt või tal on see või tal on teine või tal pole seda või teist. Aga kui sa näed lihtsalt, et ma olen nagu mingi keha ja kes nagu paigutab rahasid, siis sinul on muga lihtne suhestuda, Valduril on lihtne, ma ei tea, kõikidel on palju lihtsam, ma suudan nagu kõnetada palju rohkemaid. Siit tuleb see anonüümsus kindlasti lisab ja sellist, mulle tundubki, et selleks, et nii-öelda kas alustada sellel teekonnal või üldse nagu siseneda rahamaailma, sa pead olema hästi-hästi realist. Et see tuleb välja ka sinu blogi postitustes hästi, et kuidas sa nagu näitad, kuhu sa raha paned, palju sisse tuleb hästi nii-öelda ilma igasuguse mingi hinnangu sa võid välja lugeda sealt humoorikast tekstist, mis on juures. Aga tegelikult on see Exceli tabel ja nagu me enne rääkisime, siis et kas või see 2 lapsega inimene, kes on nii-öelda ennast nurka värvinud, mitte, et ma ütleks, et lapsed on kuidagi mingisugune halb investeering või midagi sellist, mitte seda, aga lihtsalt, et ta tuleb hästi realistlikult, tal tuleb vaadata seda enda baseline'i. Jah, sest sina hakkad minema sealt, kus sina oled. Kui mina hakkan täna ennast võrdlema, ma ei tea, mis suured investorid siin on, siis muidugi mul tõmbab ka tuju alla ja ma ei viitsi tegeleda, sest ma ei ole 10 miljonites. Aga kuna ma võrdlen ennast ikkagi sellega, et näed, eile või eelmine kuu ma olin seal, täna ma olen jälle nagu mingi paar sammukest eespool, siis see ongi minu võit. Et tore, mul on kuulata kõik, ma räägin ja suhtlen ka, Raivo Einaga saan juba isegi hästi läbi ja nii edasi, aga kui ma jääksin nagu kadedusega võrdlema, siis ei jõuaks nagu mitte kuhu. Aga Raivo Eina poeg sa siis ei ole? Sohipoeg. Kas tal on üldse poeg? Minu meelest tal on tütred. Võt, ma ei tea täpselt. Ta käis mul ka siin saates millalgi, aga seda, kui ma ei küsinud. Aga rääkides veel veits konkreetsemalt, et mis ühes, ma ei tea, kas viimases või kuskil seal viimastes postitustes sa tõid välja selle, et nii-öelda sinule sisse tulevad allikad, neid on mingi pea 30, ja et sa oled rõõmus iga 15 euri üle, mis sisse tuleb. Aga mis valdkond või mis ala on nagu kõige rohkem sulle sisse toonud? Või mis on nii-öelda su kõige suurem siis tuluallikas? Investeeringute mõttes? Kõige paremini tuleb üürikorteritest, sest need summadest on kõige suuremad, aga sinna on ka väga raske jõuda. Nad on see, kui inimesed on nagu monopoli mänginud, siis see ongi sama efekt, et sa pead enne neid väiksemaid, ma ei tea, maju või mis iganes asjad need seal on, et ostma, et jõuda siis hotellide ja nagu suurte kompleksideni. Et miks ma lihtsalt teen? Inimesed on niimoodi, et tihti alustatakse neid rahaasju, et kirjutatakse nagu kulud ülesse ja vaadatakse, et sul on 30 rida kulusid, keskmise eest on umbes 30. Ja siis sa oled nagu väga demotiveeritud, sest sa näed, et kui õudne see kõik on. Aga tegelikult võiks selle teistpidi keerata, et hakkagi oma neid sissetulekuid kirjutama. Ükskõik, kas sa teenid kuskilt kas või 3 eurot või mingid pisikesed summad. Ja need read, mina nagu kogun neid. Ja see point seal taga on ka selles, et kui mul üks nendest ridadest ära kukub, siis kukub tõenäoliselt mingi 20 eurone rida ära, mis ei löö mul nagu tervet seda hotelli pikali. Kui mul on nüüd 2 sissetulekut, näiteks palk ja mingi asi veel, ja üks nendest ära kukub, siis sa oled juba nagu kõhuli. Et sellepärast ma räägingi seda, need mitu rida ja need sissetulekud on, ma olen nagu nii palju selline vaimselt mängin neid, ma ise kasutan, ma tunnen inglise keelt väga hästi, vaata inglise keeles on sõna, on see fingerpussi, mis tähendab fingerpussi eesti keeles. Loomulikult, et ma mängingi selliseid vaimseid fingerpussisid ise endale, et nagu ennast motiveerida. See nüüd, ma ei tea, ma tunnen praegu, et see vastus läks nagu täiesti kuhugi lappama, et sinu küsimusest, aga... Küsimus oli see, et põhimõtteliselt, mis valdkond on parim? Mis valdkond on, jah. No, üürikorterid, investeerimisel. See on nagu minu see kõige suurem tuluallikas, sest mujalt ikkagi, kui sa annad mingeid laene või ostad aktsiaid, siis need sissetulekud on nagu pigem väiksed, eriti alguses. Tegelikult.
edu.